Vildikate kasutamine. Selles videos saame teada, mida teha Osopoti karbis olevate vildikatega. Osopotiga on kaasas 4 vildikat: must, sinine, roheline ja punane. Nende abil hakkame Osopotile lahedaid radasid joonistama, mille peal robot sõitma hakkab. Miks just need värvid? Aga sellepärast, et Osopot saab sinisest, rohelisest ja punasest aru ning näitab neid oma kiivri all asetseva tule abil. Musta värvi kohta näitab Osopot, et see on sinine. Kui need vildikad ükskord tühjaks saavad, saad soetada uued samasugused või võtta lihtsalt tavalised markerid, millega saab joonistada sobiva laiusega joont. Võtame valge paberi ja joonistame Osopotile ringi liikumiseks 8 ning kasutame kõiki 4 värvi. Lülitame roboti sisse ja paneme selle rajale liikuma. Kui Osopot jääb joone peale seisma, siis tähendab see seda, et joon on liiga kitsas ning tuleb laiemaks joonistada. Kas sa märkasid, et sattudes joonte ristumiskohta, teeb Osopot ise valiku, kas minna otse või pöörata vasakule või paremale? Nüüd on sinu kord. Tee läbi ekraanile ilmuv väljakutse ja kohtumiseni järgmises videos. Väljakutse. Võta vildikad ja valge paber. Joonista paberiloo vahal, mis on 2 joonega eraldatud 4 sektoriks. Kasuta joonistamiseks kõike 4 värvi. Ära värvidega üksteise peale joonista. Joonistamisel jälgi, et jooned oleksid vähemasti 5 mm laiused. Lülita Osopot sisse ja pane ovaali peale sõitma. Kui Osopot jääb raja peal seisma, siis on rada liiga kitsas. Joonista see sama värvi vildikaga laiemaks ning lase Osopotil sõitu jätkata.